Tere, Mare! Tere! Miks me siin oleme praegu? Ei tea. Romeo ja Julia. Prokofjevi Romeo ja Julia. Nii. Ma kuulsin, et meie tükk on juubelitükk. Jaa. Ma tuhnisin arhiivinduses ja leidsin, et maailma esietendus oli 1938 Brno's Tšehhoslovakkias ja meie lavastaja on ka Tšehhist pärit. Ja tegelikult sellest lavastusest palju ei teata. On kuulus praegune Marinski, siis Vene aeg oli Marinski Kiirov, tähendab kuulus Kiirovi teatri lavastus, kuulsad baleriinid, oli Bolšoi baljett, aga Brno lavastusest palju ei teata. Aga tuleb välja, et meil on juubeli aasta. 80 aastat tagasi esimene kord tuli lavalaudadele Shakespeare'i aineline draamaballett, muide. Mitte lihtsalt ballett, seal on kirjas, et draamaballett. Kas nad siis rääkisid sinna juurde või kuidas see oli välja näha? Ei, ma arvan, et pantomiimil ja miimikal oli väga suur osakaal, sest tol ajal oli küll tehnika olemas balletiartistil, aga see vana koolile nii draamas, ooperis kui balletis on omane see, et näitlejameisterlikkusele pannakse väga suurt rõhku, see on oluline ja näitlejameisterlikkus, see õige tekst, mis peab näitlejalt tulema ja vaatajateni jõudma, seda nii hästi ei õpetatagi enam. Balletikoolides, või draamas muidugi, aga ooperilauljad kannatavad selle all. Nii et alus on ikkagi see, mis me tunneme, mõtleme ja kuidas see siis jõuab edasi. Ja see on oluline ka meie lavastaja Peter Suškale, sest tema ei salli kindlasti mingit lihtsalt poosi või et las muusika mängib ja küll me siis ilutseme seal, et see oleks kaunis õudne. Et kui on ikkagi nii suurepärasele dramaturgiale loodud muusika, siis tuleb ta elama panna. Aga sa ütled, et dramaturgia on oluline, aga mis on musikaalsus ja kas musikaalsus on oluline? Absoluutselt. Aga mida see tähendab ühele tantsijale musikaalsus? Minu meelest see on kõige olulisem. Ei ole oluline ju see lõppude lõpuks. Jah, muidugi on oluline see tantsija virtuoossus, jalg peab üle pea käima, kui peab käima. Aga kui ei ole selle jalatõste juures musikaalsust, siis see jalg, mis peab väljendama mingit teksti balletis, kui ta ei ole muusikas väljendatud, siis on jama, see ei ütle mitte midagi. Tihtipeale räägitakse, et mis me läheme sinna balletti vaatama, et me ei saa sellest aru. Aga kui näitleja annab läbi keha ilma sõnadeta musikaalselt teksti, siis ta jõuab vaatajani. Vaataja võib saada ühest teosest aru nii ja teisiti, aga põhituuma ta peab õieti saama. See on väga oluline, keha peab laulma. Ja kui sa oled jälginud meie proove, siis meil on... Olen jälginud. 2 koosseisu, ma ei nimetanud nimesi, aga kindlasti sa oled märganud, et üks tantsija on justkui parem kui teine, et ta tuleb sulle nagu lähemale, et ta hingab koos muusikaga. Ja, võib-olla kõige äärmuslikum nagu heas mõttes näide on see, et kui lavastaja, eile ma olin proovis ja lavastaja näitab ette midagi. Ja kõik see, mis tema teeb, see on puhas, selge, perfektne, täiesti uskumatult. Seal ei teki küsimustki, et mis see asi on või et kas see on mingi abstraktne mõte või et midagi suvalist ei ole ja need kõik asjad on nagu täpselt väga ilusti ümarad, aga klotside kaupa justkui nagu pandud õigesse järjekorda, õigesse minekusse ja see on kogu selles koreograafias mulle väga imponeerib, nagu need asjad on. Ja, lavastaja peab olema musikaalne. Lihtsalt see väljendub kohe tantsijates ja lavastuses, kui juhtub, et lavastaja on ebamusikaalne, mida on, ma ei ole küll näinud, aga ilmselt võib ju juhtuda. Aga ütleme,
Lavastaja, ükskõik, võtame meie Romeo ja Julia või võtame ooperis Madame Butterfly, mis iganes. Lavastaja on selle protsessi nii mitmeid kordi läbi elanud. See on tema oma, tema on alasti tantsijate ja publiku ees selle teosega, mida ta tahab meile näidata, nii et tantsijatel või näitlejatel või ooperiolul kõigil võtab natukene aega. Ma ei saa sinu sisse, Taavi, minna ju, eks ju. Et me peame olema, ma ei tea, kui head sõbrad või tähendab, see on see, ideaalis on see sõnadeta ühtemoodi mõtlemine. Väga huvitav, et sa selle lause ütlesid praegu, et see sõnadeta. Meil on siin klassikaline tekst nii-öelda tüüvitekst Romeo ja Julia, kui palju on selle peale ehitatud selle samal teema või siis selle lõputute variatsioonidele, erinevaid filme, ballette, oopereid, mida iganes. Romeo ja Julia, see asi, lõpuks need surevad ära, kõik teavad, kuidas see käib. Kas me sellega midagi võidame või kaotame, et meil on siin praegu ballett ja ühtegi sõna ei öelda. Seda sõna, mida kasutas Shakespeare, selle tüki kirjapanja sõnu. Et meil on siin see muusika, Prokofjevi muusika ja see koreograafia, mis meil siin on? Ma arvan, et praegu see, mida me räägime, me oleme mõlemad mingil määral juba selle lavastuse, Peeter Suška lavastuse väga suure mõju all. Me oleme sellesse lavastusse armunud, me oleme armunud Prokofjevi muusikusse jäägitult, me oleme võtnud omaks just selle versiooni. Usume juba. Ja me usume täiesti seda versiooni, mida lavastaja pakub. Ja ma unustasin ära sinu küsimus, et kas kui sõna puudub, kas see on väljakutse ja kui see sõna asendada muusika tantsuga, kas see on väljakutse, et seda kuidagi on siis keerulisem teha või on see hoopis võib-olla abiks? Sa oled nagu Marko Reiko, räägid nii palju. Vabandust. Et no, nagu ma vist eile ütlesin, juba hõiskasin seal saalis, et seda hõiset ma tahangi vaata kuulda uuesti. See hõise on uuesti see, et Prokofjevi muusikale ballett, vähemalt selles versioonis, ja ma tean veel paari lavastust, mis on kindlasti tugevamad kui draamalavastus. Tähendab, muusika avab midagi sellist, mida O-kuu, O-ööbik kindlasti ei ütle. Et siin on midagi sellist universaalset, nagu minu jaoks muusika, see on inimese hing. Et alati ei saa kõike sõnadesse panna. See on väga hästi öeldud. Sa kord ütlesid, olime proovis ja siis keerasid ringi, ütlesid, kuule, et see number, see on minu lemmiknumber. Mis number see oli ja miks see nii oli? Tead sa, see on jälle selle armumisega seotud. Et see number, kus on minul rõõm ja valu koos, see ei ütle isegi võib-olla sinule mitte midagi ega kellegi teisele, ma ei tea, miks see juhtub. Et ma olen ka ikkagi natukene lavastaja ja mul on ilmselt mingisugused muud asjad siin käivad ringi. Et see oli, jah, see on see üks number, kus tegelikult on Romeo ja Mercutio, kus sõpradega lähevad pallile, nad on noored, nad on lõbusad ja muusika on ju päris ju lõbus, eks ju. Absoluutselt. Aga minu jaoks on ta samas ka kurb, et kuskil on seal mingi alatoon, midagi seal jookseb sees ja võib-olla sellepärast, et me teame seda lugu, me teame, et tegelikult varsti Mercutio enam ei viska nalja ja nii noored, nagu nad seal on, et see elu on üürike ja kuidagi jah, et see on igal ühel, ka igal vaatajal võib tekkida oma kurbus või rõõmuhetk hoopis temale omasel või temale olulisel momendil, mida ta leiab sealt, sest sellepärast on ka Romeost Juliast ju, või üldse klassikat ju võib mitut moodi lavastada, oleneb, kuhu sa selle rõhu asetad, eks ju.
et Peeter Suška on ta hoopis teisiti asetanud. Aga kas sulle tundub, et ühesõnaga, et need noored on seal möllavad ja rõõmustavad ja energiast tulvil ja elujõust tulvil ja varsti neid enam ei ole, kas nad jõuavad oma aja täis elada, kas see aeg, mille nad saavad, kas see oli seda nagu väärt? Vaata, see ongi selle Shakespeare'i näidendi puhul huvitav asi, et see sündmustik leiab ju aset kuskil vahemikus 4-6 päeva. Need noored on praktiliselt lapsed. Ongi lapsed. Ja... Julia on vist 13? Julia on vanem üks aasta vanem vist. Ja, mis iganes, see pole oluline, nad on ikkagi lapsed, nad on siirad, nad armuvad ja nende päevade jooksul nad elavad terve pika elu läbi. Kõiki need emotsioone, kannatusi, mis mõnel inimesel võtab 80 või 90 aastat, et see toimub väga lühikesel ajal ja mitte ainult Romeo ja Julia, Mercutio on samamoodi noor. Seal on väga selline tihe ühiskondlik mudel ja väga valusad teemad tegelikult, täiskasvanute noorte vahelised konfliktid ja igasugused asjad, mis on peidetud sinna ridade vahele, ja muusikas on seda enam, neid noote on seal. Ida Urbelist rääkides, ma tulen nüüd hüppan hoopis teise kohta, et kui oli esimene Romeo Julia balletilavastus Vanemuises, ma täpselt ei mäleta, aga ta oli kuskil 40-ndatel nõukaajal, siis kui Ida Urbel kuulas esimest korda Prokofjevi muusikat, siis ta ütles, et ma ei saa midagi sellest muusikast aru, et minu jaoks kõlab nagu rotid jookseksid üle lava. Nii, ja siis ta süvenes sellesse ja pärast sündis surematu lavastus, nagu legend räägib. Jah, see on huvitav, ütleme, et see muusika minu jaoks on väga lähedal mingi sellisele ideaalne vorm, mis on, aga ta on nii ligipääsetav, ta hakkab kohe tööle, sa ei pea sinna ise praktiliselt midagi juurde mõtlema või vahel mingite heliloetega, minu jaoks aga näitab mingit heliloe kvaliteeti, seda, et kui hea asja ta suudab juba nendesse nootidesse sisse panna, et kui sa selle korra ära teed, ükskõik kuidas sa teed, sa juba nagu oled saanud mingi tulemuse, juba oled midagi vastu saanud, juba oled sellega nagu seotud emotsionaalselt ja see, ma arvan, et sellepärast see tükk on ka ju väga populaarne. Ja see muusika, kõiki teavad neid. Jah, aga numbreid. Raske on seda väga hästi lavastada muidugi. Ja ka mängida niimoodi, et see ununeks ära, see mudel, mida me oleme nii palju kuulnud. Sest Suškal on ju ta natukene ümber tõstetud need numbrid, eks ju. Ta ei lähe päris originaalpartituuri jooksmise järjekorras, aga ta on targalt seda teinud. Ta on väga targalt. Siin on hästi konkreetne, väga loogiline. Ja. Paljud ei julgeks sellist asja teha. Aga tema talendi ja tema nagu... No vaata, ma austan neid lavastajaid, kes ikkagi on väga süvenenud algmaterjali. Eks võib ju niimoodi, et lugu on selline ja panen siia ja sinna ja puistan niimoodi ja kõik on andekad. Aga ta on leidnud selle väikse, isegi nähtamatu iva, mille ümber konstrueerida kogu selle asja. Et see, et võtta Mercutio monoloogist selline tegelane nagu kuninganna Mäb, kes on saatuse surmakehastus, kes ilmub inimestele unenägudes ja selle tegelase ümber panna terve see etendus nagu jooksma, kõik mängivad tema pilli järgi, isegi mitte sinu pilli järgi. Jah, Shakespeare'i tekst ju on ikkagi väga paljude kihtidega, väga sügav ja hea tekst just oma filosoofilise nagu mitmepalgelisuse juures ja ma arvan, et see hetk selles originaaltekstis on ka natukene, annab sulle selle väga nagu võimsa võtme võib-olla.
kui sa nagu märkad, kui sa märkad, seepärast, et ma usun, et jumal hoidku, me võime teha mingi loterii, et kes on Shakespeare'i tekstist üldse leidnud selle Mäbi tegelase. Sest loetakse niimoodi, mingisugune tegelane, aga arutleda, kes see üldse on, miks ta on ja kuidas siduda selle tegelasega kõike seda, et jah, see mulle meeldib, et kui lihtsalt ei võeta üleüldiselt üks armastuse lugu, suured tunded, surm ja vihkamine, kõik jäävad sinna juurde ju suurete tunnete juurde, aga kõik tunded on tegelikult huvitavad. Ja siin neid jagub ja väga peenelt on kõik välja. Sest täpselt. Muusikas on see olemas. Täpselt. Ja liikumises ka. Ma arvan, et meil tuleb väga äge etendus. Ma loodan, et ta jääb meile pikaks ajaks. Minul on seda väga suur rõõm teha, väga suur rõõm olla selles protsessis sees. Olles nüüd juba umbes 1000 korda targem selles, mida teie seal teete ja kuidas see võib olla nii lõputult ilus, et ma tulen, vaatan proove ja väga naudin seda. Ja ma tänan sind, et sa mind kutsusid selle asja juurde ja ma loodan, et sa mind usaldad ja soovid meile edu. Ja ma ütleks lõpetuseks, väga tähtsa asja, et tavaliselt oma saba ei kergitata, aga ma olen päris aus selles suhtes, kuna täna peale esimest tegelikult läbimängu, kus oli kostüüm, grimm ja kõik nagu jooksis, ütles mulle lavastaja, ta ei hakka seda väga niimoodi üle maailma kuulutama, aga minu jaoks trupijuhina on see ülim kiitus, kui tuleb lavastaja nii suur, nagu ta on, Euroopa ühest tippteatrist, Praha rahvusteatrist ja ütleb, et trupp on väga hea. See on ülim, mis saab olla ja olles näinud Prahas seda sama lavastut, hästi suurel laval, palju suuremal laval kui meil, palju suurema orkestriga kui meil. Meil on vedanud, et meie saal ei ole nii suur. See näitlejate mäng, kogu see lavastus on intiimsem, aga see tuleb palju rohkem kohale ja selle üle on mul väga hea meel. Minul ka. Aitäh sulle! Aitäh sulle!